et selline üsna suur platvormer siis pooleli 42% on valmis. Ja mõtlen, mis raha selle eest siis e-poes võiks küsida. Et küsiks 10 eurot, aga konkurendid sama raha eest pakuvad palju suuremat 20 leveliga mängu, et meil on siin plaanis 12 levelit. Nii kuidas sa saad selle eest 10 eurot küsida, ei saa, nii et konkurent on palju parema ja suurema mänguga ees selle raha eest. Et siis no 5 eurot lasime hinnast alla ka, et inimesed on üsna vaesed ja nii. Et kes need oma enda kollist isegi jagu, et kes üldse tahab seda. Aga lapsed väga tahavad seda, et ta on siuke, ta on veninud nüüd jah, see projekt, et on mingi oma aasta või mitte päris isegi aasta võib-olla veninud, et aasta lõpuks võib-olla see on ka valmis, onju. Et ta on nagu on, selles mõttes, et ta isegi huvitav asi. Et mis talle hinnaks võiks mõelda e-poes. Ja 42% on valmis, alla poole on alles valmis ka. Et peab jah mõtlema nüüd, no midagi 5 euroga võib-olla, ta Eestis üldiselt, kohalikud ostavad küll mingi väikse raha asjade. Lihtsalt ma mõtlen, see välismaa konkurent on nii tugev tegelikult. Et see Steam on näiteks täis, ütleme, sa otsid Steamist nagu mingi 10 euroga mänge, sa saad iga mängu põhimõtteliselt kätte 10 euroga mingi versiooni sellest, igast žanrist, päris hea mänge saab, ja 20 euroga sa saad ükskõik mida juba saad, et kui mina tahan panna 10 eurot sellele asjale hinnaks, siis välismaa konkurent võtab üle selle kõige, et see ei müü läbi, aga 5 euroga on niisugune odavalt. Eelne mäng oli palju väiksem, oli 2 eurot, et jah, mingi 5-6 eurot võib-olla peale. Ta ei ole ka aus hind võib-olla siis, et kui me vaatame seda meie praegu veebipoodi ja siis Egiptuse püramiidide ainuke mäng, mis on müügil, 2 eurot. Ja teine mäng, mis siin veebipoes on tasuta üldse. Tekstikas on, kus siis teksti põhjal Eestimaad avastada. Ja see tasuta mäng on ka üsna suur, aga see on veel suurem, see on veel natuke suurem kui see tasuta värk ja selle kommertsmäng siis ma pean sellega siis, keegi peab see valmis tegema, ma pean sellega siis valmis tegema ja siis proovima müüa Eestis ilmselt ainult esialgu. No sellega on see, et ta võib minna nii suureks ka, et seda saab millalgi välismaalastega proovida müüa üle interneti. Aga nii suureks me ikka ei lähe praegu, et selle on igast pangalinkide teema ja asjad. No võib küll proovida, et ostad Steamilt, et Steam hakkab müüma sinu seda mängu, aga väga lastekas, aga võib proovida, et olevat niimoodi, et maksad Steamile 100 eurot ja siis ta hakkab müüma su mäng, aga selleks, et see oleks tulus, ta peab 20 korda suutma seda müüa, ja see vist kõik ka endale, ma ei ole seda teinud, ma ei tea. Ja et see ei ole nii kerge, et ja praegu jääme Eesti siseseks müügijutud ja nüüd peab valmis tegema sellega mitu kuud aega ja õnneks tuleb mingid head asjad peale ka, need lastetöötoad, et ei pea arenduses ainult rabama kogu aeg. Aitäh kuulamast, vaatamast!